Kuna investeerimine on üha populaarsem teema, siis investeeringuid tehes tuleks olla hoolikas, et mitte sattuda pettuse ohvriks. Kuidas investeerimispettuseid ära tunda? Investeerimispettuste kõige esmaseks ja võib-olla kõige olulisemaks tundemärgiks on ulmelise tootluse lubamine. Ehk see tootlus on kordades suurem, kui pakuvad mõned pangad või ettevõtted, kes on juba pikemalt turul olnud. Teiseks kaasneb investeerimispettustega väga agressiivne müük. Kindlasti iga hinna eest üritatakse saada see inimene endale nii-öelda konksu otsa ja toimub niisugune ajaline survestamine. Ehk tihtipeale tuuakse välja seda, et see pakkumine, mille meie täna sulle teeme, on täna ja praegu, sa pead otsustama selle pakkumise nüüd ja kohe. Soovitakse saada ka juurdepääsu inimeste arvutisse. Seda siis viisil, kus ollakse nõus kas abistama, kui IT-alased teadmised pole piisavad, et teha neid tehinguid. Või siis on eesmärk see, et edaspidi kuritarvitada juurdepääsu, mis inimene on andnud. Mida teha olukorras, kus mulle pakutakse väga hea tootlusega investeerimistehingut? Esmalt võtta aega selleks, et süveneda sellesse, mida sulle on pakutud. Tänapäeval on väga lihtne guugeldada nii ettevõtet, seda teenust, millesse pakutakse investeerida, on see siis teenus või see on mingi asi, siis samuti küsida dokumentatsiooni, sest niisuguste pettuslike investeerimisjuhtude puhul ei kaasne dokumentatsiooni. Ehk sul ei ole pärast tagantjärgi millegagi nagu tõestada seda, et sa oled kellegiga sõlminud kokkuleppe investeerimiseks. Võta aega, mõtle see olukord läbi, mida sulle pakutakse, mida sulle räägiti. Siukseid otsuseid ei pea kindlasti tegema tormakalt ja koheselt ning uuri kindlasti ettevõtte ja selle teenuse tausta.